Head noored, kõigepealt suur tänu, et olete mind kutsunud ja kui Sander küsis, et millal ma viimati noortetunnis käisin, siis ma ei suutnud seda mäletada. Küll aga mul on hästi meeles see, et möödunud sajandil, 70. lõpus ja 80. olin ma siin samas koguduses noortejuht, nii et mul on, kuidas öelda, sellest tegevusest helged mälestused ja konkreetsemalt noortetunnis käimist ma käisin siin mingi aeg tagasi Vene osaduskonnas, Vene noori vaatamas ka. Aga mul on hea meel, et noortetöö käib ja niisugused aktuaalsed teemad on käsitlusel ja tänane pealkiri meile ütleb siis või küsib seda, et mis värk nende kividega on. Kui ma mõtlesin selle teema peale, siis ma jõudsin sinna, et ma ei räägiks mitte niivõrd kividest, vaid ma räägiks rohkem sellest värgist. Nimelt see, et praegu, nii nagu siin ka on öeldud, et energiakivid on saanud populaarseks, mis selle vaimsuse taga on, kuidas see käib. Ja ma mõtlesin, et ma alustan ja räägin hoopis mõnedest sõnadest kõigepealt. Ja nendest sõnadest, mille raamesse ka see kivide värk mahub. Nüüd te kindlasti olete kuulnud niisugust sõna nagu esoteerika. Ja mina töötan Tartu Ülikooli peahoones ja kui ma autoga lähen, siis ma ei jõua lugeda, aga kui ma jala mööda käin, siis Ülikooli tänavas on niisugune asi nagu esoteerika pood, kus siis müüakse erinevaid vahendeid vaimseteks praktikateks ja üks, mida siis saab osta, on kivid. Nüüd iseenesest see esoteerika, see sõna tähendab pühendatutele kuuluv või see on niisugune kinnine klubi. Ja nüüd, kui me käime esoteerika poest, te võite sinna vaadata, seal on kirjandust, on erinevaid õlisid, teesid, kive, amulette, niisugune tehniline varustatus on üsna hea. Ja nüüd kogu see vahendite hulk seob inimesi, kellel on ühesugune arusaamine elust ja maailmast. Ja see arusaamine maailmast tähendab seda, et usutakse või need inimesed arvavad, et on olemas vaimne maailm. See võib olla siis seotud kas isikulise vaimuga või lihtsalt väega. Ja selle vaimse maailmaga on kuidagi võimalik suhelda. Kui nüüd tulla rangelt selle pealkirja juurde, energiakivid, siis see on uskumus, et need kivid annavad inimesele siis jõudu, energiat mõnede seletuste suhtes, võib-olla ka ravivad või tervendavad, aitavad paremini ise ennast mõista. Ja see kivi on ainult tehniline vahend, põhimõtteliselt võib ka sobida, võib-olla te olete kohanud inimesi näiteks, kes ütlevad, et teatud liiki puu, näiteks vahtrapuu on tema energiapuu. Nii et kivi on vaid üks võimalusi. Ja nüüd esoteerika tähendabki seda niisugust pühendunud inimeste kohta. Nüüd edasi. Me oleme ilmselt ka kuulnud sõna New Age. Ja vahel just võõrsil esoteerika poodide puhul või ka sellealases kirjanduses on pandud siis tiitel või silt üles, et tegemist on New Age'i alase, kas kirjanduse või tehniliste vahenditega. Ja nüüd see New Age on ka selline üldmõiste, mis seob või võib siduda endas väga erinevaid vaimseid praktikaid. Nüüd New Age, seda nimetatakse ka kaasaja religiooniks, aga ta ei ole organiseerunud religioon. Tema põhiidee, ta seob erinevaid vaimseid praktikaid, kus siis suheldakse vaimse maailmaga ühes või teises viisis või vormis
Aga New Age'i eripära on selles, et organisatsiooni kui niisugust ei ole. Kui me võtame näiteks kas kirikud või poliitilised parteid või huviringid, siis on olemas programm, on olemas põhikiri, on olemas liikmed, aga New Age'i puhul seda ei ole. Ja seal on siis suur selline ka filosoofiline tagapõhi, millest me täna otse ei räägi, aga New Age tähendab siis sellist maailmavaadet. Nüüd esoteerika, New Age ja energiakivid rajanevad niisugusel mõtteviisil, mille nimi on maagiline mõtlemine. Ja praktikas maagiline mõtlemine siis teostub maagias. Nüüd, mida maagiline mõtlemine tähendab? See tähendab seda, et usutakse, et erinevate nähtuste vahel on mingi seos, mida tavamõistes ei pruugi olla. Näiteks üks maagilise mõtlemise vorm on usk reedesse, mis võib tuua õnnetust, musta kassi, sellesse, et riidepuu keerutamine võib tuua õnnetuse majja, mitmed erinevad praktikad või tegevused, ja selle maagilise mõtlemise eripära võrreldes usulise mõtlemisega, mis samuti usub vaimset tegelikkust, Jumala olemasolu, on see, et maagilises mõtlemises inimene allutab endale üleloomulikku. Ta suudab seda kuidagi ka suunata, sellega manipuleerida, sellega suhelda, aga inimene on see, kes juhib maagiat. See on see põhimõte näiteks, millise juures inimesed käivad, millise alusel inimesed käivad näiteks nõia juures, selgeltnägija juures, tal on kontroll, ühesõnaga üleloomuliku üle, ja öeldakse, mida teha või kuidas teha. Minu vanemate kodukülas oli näiteks imeravitseja ja ma mäletan, seal ühel noore mehel olid soolatüükad ja siis tal kästi seal, ma täpselt ei mäleta, detail oli mingi lihatükk panna kuskile trepi alla ja siis teatud päevade pärast võtta see välja, määrida nendele ja siis öelda sõnu või lausuda sõnu samal ajal ennast üle, kas vasaku või parema õla pöörates, ma neid detaili enam ei mäleta, ja muide need soolatüükad kadusid ära. Nii et see maagiline tegevus on siis see, kus inimene allutab endale üleloomulikku. Ja sarnasele mõttele siis ka rajanevad need energiakivid. Nüüd saksa keeleruumist, millega me oleme ka vähemalt ajalooliselt seotud, on siis kasutusel maagilise praktika kohta, ma veel korraks maagilise mõtlemise kohta võrreldes usulisega nimetaks seda, et usulise mõtlemise eripära on see, et inimene allub Jumalale või üleloomulikule. Need laulud, mida me laulsime, sõna, mida lugeti, Jehova on mu karjane, inimese asi on otsida Jumala tahet ja seda täita, aga Jumal on see, kes juhib. Maagias on inimene see, kes juhib. Nüüd saksa keeleruumist on meil siis kasutusel veel ka sõna okultism ja selle võiks eesti keelde tõlkida täitsa vabalt ebausk. Ja see okultism ehk ebausk tähendab siis mõistusega mitte haaratava meeltevälise maailmaga tegelemist. See on selline üldmõiste. Nii et meil on terve rida sõnu, mis siis kirjeldavad neid erinevaid vaimseid praktikaid ja nende praktikate taga on siis see, mida me nimetame maagiliseks mõtlemiseks, kus inimene usub üleloomuliku maailma ja seda, et tal on võimalik seda suunata. Nüüd, kui me räägime nendest ebausu tegevustest, ma kunagi tegin ühe suure niisuguse, lausa kirjutasin välja klassifikatsiooni nendest, aga ma nimetaks siis neid erinevaid ebausu praktikaid või õigemini 3 suurt kategooriat, millistesse need kuuluvad. Nüüd, esimene nendest on meelteväline tajumine. Ja selle meelteväline tajumine, see on selline suur mõiste või kategooria, siia kuuluvad üheks niisuguseks tuntumaks valdkonnaks on spiritism. See on siis otseselt vaimse maailmaga suhtlemine. Vormideks võib olla näiteks kas vaimude väljakutsumine, taldriku keerutamine, klaasi liigutamine. Mul endal vastav praktika puudub, aga need inimesed, kes on seal osalenud, siis väidavad seda, et lauale asetatakse paberitükkidel kirjutatud alfabeet, üksikud tähed
ja vaimu välja kutsudes klaas hakkab hüplema või liikuma laua peal, moodustades nendest tähtedest sõnu. Sarnane on siis ka märgistatud, kui taldriku servale tõmmata joon, taldrik hakkab keerlema ja ta näitab tähtede peale, moodustades sõnu. Nüüd üks minu usklik tuttav, kes õppis Tartu Ülikoolis ja tema ütles, et siin Pälsoni tänava ühikas, nüüd on see korterelamuks ehitatud siit, ma ei oska öelda, mõnisada meetrit Riia tänava poole. Ja tema ütles, et seal siis nendel tekkis see probleem, et kui tema oli toas, siis taldrik ei tiirelnud või ei keerelnud. Ja kui tema toast välja läks, siis keerles ja tema järeldus oli see, et uskliku inimesena ta segas selle protseduuri ära, sõnaga, et see praktika ei õnnestunud. Nüüd otsene vaimne maailmaga suhtlemine, me pärast mõne sõnaga räägime nende tegevuste tulemustest, on üks võib-olla selliseid tõsisemaid või võib-olla ka tõsisemate tagajärgedega vaimseid praktikaid üldse. Nüüd väga levinud selle meeltevälise tajumise juures on ka kaardipanek, astroloogia, mitmed teised tehnikad, kus siis kas vaimse maailma kaudu mõjutatakse inimest või püütakse seletada niisuguste füüsiliste objektide kaudu mõju inimese üle. Ja üks, mis meil on väga levinud, on näiteks horoskoobid. Ma mäletan siin aastaid tagasi ühe oma lapse koolipäevikust, ma leidsin horoskoobi, küsisin, mis asi see on, poiss ütles, et tema ei tea, et poest ostsime päeviku, ma ütlesin, mine kooli õpetaja käest ja küsi, mis asi see on. Ja poiss tuli koju, õpetaja ütles, et see on see, mis ei tähenda mitte midagi, aga see on väga huvitav. Nii et sellesse võid siis suhtuda nii nagu sa ise tahad, aga selle taga on arusaamine siis sellest näiteks konkreetselt astroloogia puhul või horoskoopide puhul, et inimese käitumist mõjutab tähtede seis. Nii et esimene meeltevälise tajumise suur grupp on siis see, kus ühel või teisel viisil suheldakse vaimse maailmaga või usutakse, et see vaimne maailm meid mõjutab. Nüüd teine suur grupp on aga neid, mida nimetatakse meelteväliseks mõjutamiseks ja seal siis mitte nii-öelda see mõju ei tule väljast, vaid inimene ise suunab. Ja siin on siis mitmed hüpnoosivormid, fetišism, lausumised, nõidumised, sõnamised, mille eesmärgiks on see, et inimesed siis pannakse kas needuse alla või vastupidi, kutsutakse midagi head tema juures esile, aga inimesed püüavad siis selle kaudu suunata tegelikkust või teiste elu. Ja võib-olla ma nende kahe suure kategooriaga siin ka peatun või piirdun ja mõte on siis selles, et need üleloomulikud praktikad tekitavad inimese elus teatud vaimse suhte. Nüüd küsime, kuidas siis need praktikad inimest mõjutavad. Ja ma sain aru, et oli ka kavas kutsuda Aimur meie kogudusest nendest asjadest rääkima, kes on olnud väga tihedalt seotud ja tema oskab nagu kogemuse pinnalt ka ütleme neid fenomene kirjeldada. Nüüd minu eriala olen oma erialal psühholoog ja olen tegelenud ka hingehoiuga ja seal, kui need lugusid siis analüüsitakse, tuleb välja see, et kui me vaatame seda, mis inimeste elus toimub, siis me peame ütlema, et tõepoolest nendel praktikatel on oma mõju. Inimene läheb nõia juurde ja ta saab teada, miks ta on haige või talle öeldakse, mida ta peab tegema. Ja tulemus on selles, et me peame ilmselt jaatama seda, kui me oleme ausad, et vaimsel maailmal on oma meelevald või mõju. Midagi toimub, inimesed kogevad, inimesed näevad, inimesed kuulevad, saavad uue teadmise. Nüüd teine võimalik lähenemine on aga vaadata seda, kuidas niisugused praktikad mõjutavad inimese hingeelu. Ja siin muutub juba teema või küsimus keerulisemaks. Ja tuleb välja, et väga mitmete praktikate puhul näiteks ilmnevad sõltuvusnähud, kus inimene ei saa enam ilma selleta. Kirjeldatakse mitmeid tusameelsusega sellise sisemise olenemise juhtumeid ja üks minu hea tuttav, tema on Tallinnas, töötab pereterapeudina ja rääkisime siis ka erinevatest vaimulikest või ka usulistest asjadest
ja tema kurtis, et tema kõige raskemad patsiendid või kliendid on horoskoobi usklikud. Minu huvi oli, mis siis häda on nagu sellega. Ja ütles, et need, kes on sügavalt horoskoobi usku, nende häda on selles, et nad ei võta vastutust. Tuleb meesterahvas, abielukriis, probleemid, asjad, ja nad jõuavad sellele, et sa ei ole, oma abikaasat sa ei ole tunnustanud, mine koju, ütle, et ta on kena, vii talle kimplilli näiteks. Katsu teha üks uus algus, ütle ära see, mida sa tegelikult tahad öelda ja ole lihtsalt oma naise vastu kena. Ja vastus on, et ma ei saa seda teha. Aga miks sa ei saa teha? Sellepärast, et tähtede seis on ebasoodne. Ja see tähtede seis oli ebasoodne, siis pidi olema mingi arv nädalaid veel, et siis ta saaks, ja kuna tema tähtkuju või see horoskoobi tähtkujus see periood ei sobinud tähtsate otsuste vastuvõtmiseks, siis ta ei saanud ka naisega leppida. Ja nüüd selle terapeudi mõte oli selles, et kui inimene ise ei võta vastutust, et siis põhimõtteliselt mina ka ei saa teda aidata, eks ole. Nii ongi. Nüüd, kui me täna oleme kristlikus koguduses, siis mis tuleb välja see, et need erinevad vaimsed praktikad mõjutavad ka väga otseselt inimese usuelu. Ja hingehoidjad, kes nende kaasustega on tegelenud, ütleme, kui inimesel on vastav praktika olemas, loetlevad üles teatud sümptoomid ja ütlevad, et kui usklikul inimesel või jumalakaartlikul inimesel on need spirituaalsed või vaimsed praktikad selja taga, siis võivad juhtuda järgmised asjad. Esiteks on see, et kaob ära niisugune lähedane osadus Jumalaga, uskliku inimese jaoks see tunne, et Jumal on minu lähedal, see, mida Sander luges, eks ole, tema on minu kalju, inimene käib koos Jumalaga, seda tunnet enam ei ole. Teine, mis tuleb, püha kirja lugemine, muutub niisuguseks pinnaliseks või libisevaks, see sõna nagu ei ütle mitte midagi, ta on lihtsalt vormula täitmine. Huvitav asi juhtub palves ja seal öeldakse, et on 2 arengut. Esimene on see, et palve ei ole mitte usaldav, ennast Jumala kätte andev, vaid ta on niisugune kädistav või nõudev. Ühesõnaga, sina pead, sina annad, sa oled lubanud ja see teema hüpleb, aga sellist usaldavat suhet Jumalaga ei ole. Ja samuti võivad esineda niisugused vaimse tühjuse või hüljatuse tunded, mis näitavad see praktika inimeste elus omab otsest sellist usulist tagajärge. Nüüd siin selles tänase, miks sellise vaimsuse taga on? Vastus on, et selle taga on, minu arusaamises on selle taga vaimne maailm, see tähendab teatud seotussuhet. Aga kui me nüüd küsime, miks need nähtused siis tekivad ja praegu meil on, ma olen ka kehva telekavaataja, aga ma tean, et on olemas selgeltnägijate tuleproov ja niisugused erinevad spirituaalsed praktikad, neid on hästi palju. Ja minu tutvusringkonnas on mitmeid inimesi, kes ka nende asjadega tegelevad ja küsime, et siis miks see levib. Ja ega meil päris ühest selgust vastust ei ole, aga on olemas, võiks öelda, siis teatud tähelepanekud. Kui me võtame nüüd kogu sellise õhtumaa kultuuri või see, mida me nimetame lääne kultuuriks, siis ma arvan, et me peaks olema nõus väitega, et see oma algupäraselt on kristlik kultuur. Sellises mõttes, nagu me tunneme lääne kultuuri, see on alanud judeokristlikust traditsioonist, panus paar tuhat aastat ja see on see, millele me tunneme lääne maailma. Nüüd religioonisotsioloogid on öelnud seda, et tegelikult religiooni hulk ühiskonnas ei vähene, vaid teisenevad selle vormid. Ja kui me praegu elame sellisel ilmalikustumise ajal, kus Eesti kohta ka öeldakse, et üks Euroopa või maailma sekulaarsemaid riike, see on veel omaette küsimus, kuidas seda mõõta, aga olukorras, kus selline traditsioonilise religiooni osatähtsus väheneb, astuvad selle asemele teised religioossed vormid. Ja nendest see, mida me nimetame ebausuks või mis mahub New Age'i alla, see on üks vorm.
traditsiooniline religioon taandub, teised vormid tulevad asemele. Et see on siis üks põhjusi, religiooni vorm muutub. Muide, mis on väga huvitav, ma lugesin siin mõni aeg tagasi ühte artiklit, võib-olla te olete kuulnud, on niisugune mõisted olemas nagu vaimne või spirituaalne organisatsioon ja spirituaalne juhtimine. Ja selles artiklis kirjutati siis sellest, et kui ühes organisatsioonil juhtub midagi, mis ei tohi juhtuda, arst jätab teadlikult haige ravimata, politseinik võtab altkäemaksu, ajakirjanik valetab avalikult, see võib-olla ei olegi väga haruldane nähtus, et tuleb ette. Ja nüüd tuleb kuidagi siis ära klaarida see, et keegi on astunud üle piiri ja see, kuidas kirjeldati seda protsessi, et viga tuleb tunnistada, süüd tuleb kahetseda, kasutati usulisi mõisteid, pattu tuleb kahetseda, meelt tuleb parandada ja see oli täiesti niisugune sekulaarne tekst. Nii et me näeme seda, et religioon võtab erinevaid vorme. Nüüd teine, mis tuleb välja, kui vaadatakse okultseid praktikaid, siis mina ei tunne ajalugu nii palju, aga asjauurijad ütlevad, et erinevate okultsete või ebausu praktikate võidukäik on kultuuri või ühiskonna sellise ebakindluse ja mõranemise aegadel. Näiteks te olete võib-olla kuulnud nime Rasputin, kes liikus imetervendajana, ennustajana tsaari õukonnas väga kõrgele või kaugele ja see oli sel ajal, kui kogu tsaari võim või ühiskond oli väga sügavas kriisis. Et sellise ühiskondliku kriisi ajal tekivad või kerkivad esile selgeltnägijad, imeravitsejad ja muide ka Püha Kiri ütleb seda, et lõpu ajal tuleb hästi palju selliseid valeimetegusid ja muud seesugust. Nüüd edasi, puhtüsiku tasandil on üheks argumendiks, miks niisugused energiakivid või mõni muu levib, on lihtsalt, see on väga huvitav. See on selline salapärane ja praegu mulle tundub, et võib-olla seda praktikat on juba nii palju, et enam väga huvitav isegi ei ole või see uudsuse moment isegi hakkab tuhmuma, aga kui ma mõtlen näiteks ajas tagasi, siin 90ndate alguses, kui Eesti iseseisvus, siis oli üsna palju selliseid erinevaid seansse, klubisid. Tartus näiteks läks käima transcendentaalse meditatsiooni klubi, kus inimesed mediteerisid, mitmed erinevad ka, nende püramiidide kividega ennustamine, tuleviku peilimine, olid üsna populaarsed. Nüüd see uudsus, võib-olla ma olen ära harjunud, aga tänaseks mulle tundub natukene tuhmub, aga igal juhul see, et see on põnev, kõditab närve, on üks argumente. Nüüd edasi on see, mida Sander nimetas oma alguspalves, et üheks väidetavaks põhjuseks on inimestes kindlustunde puudumine. See, kui meile antakse kivi ja öeldakse, et see toob õnne, on olemas ka niisugused asjad nagu näiteks talismanid või amuletid, amulett kaitseb kurja eest, talisman toob õnne, see on mingi asi, see võib olla ehe, see võib olla mingi mänguasi, mida inimene usub, et see on tema õnnetooja ja see loob kindlustunde. Mina kunagi võtsin ammu ühte eksamit vastu ülikoolis, see oli suuline eksam ja tütarlaps tuli ja tal oli siis niisugune 20-30 sentimeetrine selline plüüsist mänguasi. Mina küsin, kes see teil kaasas on, et eksamil tuleb käia üksinda, aga te olete tulnud kahekesi ja tema ütles siis selle eluka nime ja ütles, et see toob talle õnne. Ja eksami ajal ta siis silitas seda ja valmistas oma eksamit ja ütles, et tõsi, paha lugu oli see, et see elukas talle õnne ei toonud selles mõttes, et ta sai vaevu läbi mu käest ja põhiliselt sellepärast, et ma ei tahtnud teda enam näha. Ma mõtlen seda tütarlast, mitte seda elukat. Nii et aga väide on siis selles, et üheks põhjuseks, miks need praktikad levivad, on kindlustunde puudumine. Sellega väga lähedalt seotud on see tõsiasi, et inimesed võivad olla oma tervise, elu ja asjadega väga tõsises hädas. Mina kunagi elasin kõrvu ühe naabriga, kus naabrinaine, ta ei saanud hommikul välja ka minna, muidu kui ta oli horoskoopi vaadanud, ta kontrollis, kas mina ikka oma horoskoopi tean ja tal olid oma isiklikus elus ja tervisega väga suured niisugused probleemid ja see, kus ta siis viimane asi abi otsis, olidki nõiad, selgeltnägijad, erinevad vaimsed praktikad
ja seda oli kuidagi kõrvalt kurb vaadata, kuidas ta nii-öelda üha enam nagu läks sinna sisse, ta muutus üha enam, hakkas sõltuma nendest asjadest ja tema reaalne olukord läks ka nii tervise mõttes kui suhete mõttes üha kehvemaks. Ja sealt ei olnud niisugust teed välja. Nüüd, need praktikad võivad olla ka põhjendatud sellega, et inimene saavutab teatud sotsiaalse staatuse sellega, kui tema teab ja teised ei tea, kui tal on olemas näiteks vahendid, millega ennustada tulevikku või jagada inimestele tervist, kindlustada õnne, võtta pealt ära needust, mitmeid erinevaid termineid, mis antakse või tegevusi. Ja selle tulemusena inimesest saab tegija, eks ole. See on omaette niisugune teema ka psühholoogias, et kuidas inimene üldse saavutab mingi koha ühiskonnas või ka grupis ja need praktikad on selleks üks võimalus. Ja viimane, mida siis võiks nimetada, on see, et niisugused tegevused on teatud mõttes asendustegevused ja nad tekivad ka heaolu ühiskonnast. Me abikaasaga sageli oleme rääkinud, me oleme nõukogude ajal sündinud ja kasvanud, et täna me tegelikult, me ei ole kunagi nii hästi elanud, kui me täna elame. Ja teha midagi, milles on nagu närvikõdi või mis on huvitav, siis vaat niisugused esoteerilised praktikad on selleks üks võimalusi. Nüüd, mida ma olen näinud psühholoogina, on see, et inimesed, kes on tihedalt või sügavalt seotud nende esoteeriliste praktikatega, nad kuidagi vaimustuvad või puhkevad õide, kui nad suhtlevad teiste mõttekaaslastega, nad on selle praktika sees, aga väljaspool seda niisuguses argielus, kui tuleb kanda igapäeva vastutus, sooritada koolitükke või vastutada majanduslike otsuste eest, pigem esinevad niisugused tusameelsuse või tujutuse või ängi nähtused isegi. Ja seda on seletatud niisuguse fenomenina, me teame, et inimese füüsiline ihu ja vaimne seisund on tihedalt omavahel seotud. Kas on hääletrikid? Räägi edasi. Ja nendes, ütleme, ka erinevates kuldsetes praktikates. Nii, midagi müstilist. Kapi liigutamine tekitab häält. Aga see võib käia ka isikuga kaasas. Ma ütlesin pühapäeval jutlust ja ka kadus hääl ära, kusjuures ma ise ei märganud, et hääl kaob ära. Ja muudkui rääkisin, pärast tuli välja, et ei olnud kosta. Et nendel praktikatel on ka inimese niisugusele elule või tegevusele oma tulemus. Nüüd asja lõpuks, ütleme, kuna me oleme ka kirikus, siis sobib öelda seda, et püha kiri, või tuleb öelda seda, et püha kiri suhtub taunivalt, Vanas Testamendis ka lausa keelavalt sellistesse praktikatesse. Ja mõte on selles, et Jumal tahab inimest vabastada suhteks iseendaga ja me loeme ühe kirjakoha, ma ainult loen, neid on mitmeid, 5. Moosese 18. peatükk 9-14. Siin siis räägitakse oma valitud rahvale, kes läheb tõotatud maale ja öeldakse, Jumal ütleb järgmised sõnad. Kui sa jõuad sellele maale, mille issand su Jumal sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu sus keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida. Ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat. Sest igaüks, kes seda teeb, on issandale jäle. Ja nende jäleduste pärast ajab issand su Jumal nad ära sinu eest. Ole laitmatu issand oma Jumala ees, sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvest lausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole issand su Jumal selleks luba andnud.
et see on niisugune, võiks öelda siis üldine piibli seisukoht ja paljus ka ütleme hingehoidlikes vestlustes, kui inimesed tulevad oma tusameelsuse sisemise segadusega, tuleb siis eraldi nende teemadega tegeleda ja korrigeerida inimese Jumala suhet selles valguses. Nii, see oleks siis, vist aeg on kiiresti läinud, mulle tundub, et ma olen pool tundi rääkinud märkamatult. Et ma vastaks mõnele küsimusele, kui neid on. Aga see oleks selline põgus ülevaade, nii et need nähtused ei ole mitte midagi uut. Need on sama vana kui inimkond, need kuuluvad traditsiooniliste religioonide, traditsiooniliste kultuuride juurde ja uut ei ole siin midagi. Aga nad tänapäeval ühesõnaga on olemas ja toimivad aktiivselt. Nii, on küsimusi äkki? Nii, Sanderil on. Ma ei oska sellele küsimusele päris otse vastata, sest jah, ma olen kokku puutunud, aga ma olen nende inimestega kokku puutunud, kes on oma usulise otsuse Jumala kasuks langetanud või kes nendest välja tulnud. Nad räägivad oma nii-öelda väljumise lugusid. Nüüd, nende hingehoidlike probleemidega on see asi, et kui keegi kurdab näiteks kas tusameelsust või jõuetust või otsustamatust, siis selle taga võib olla kunagine okultne praktika, mille inimene ise täiesti ka unustanud. Ja selliseid juhuseid, kus probleemi lahendamisel on üheselt näha, et mingi spirituaalne praktika on selle põhjuseks, minu praktikas ei ole olnud, vaid need põhjused on olnud kuidagi kas lihtsamad või ma ei saa või ma vähemalt ei oska öelda, et oleks tegemist vaimse seotusega. Neid praktikaid minul ei ole olnud, vähemalt mida ma olen tunnetanud. Nii, aitäh, on veel küsimusi? Johanna, ole hea. Nendel praktikatel on see eripära, et nad on hästi köitvad. Nad kas imevad endasse või kleepuvad külge või ükskõik mida teha või mis sõnu kasutada. Ma arvan, et nende praktikate puhul, mida saab teha, on öelda välja oma seisukoht. Mida piibli põhjal või mida sinu arvates Jumal nendest asjadest arvab. Võib ka nimetada seda, et need riskid, mis käivad kaasas, on see sama kas sõltuvus või meeleoluhäired, kui sa lähed selle sügavalt sisse ja sul on tee Jumala juurde välja. Kiilata ja käskida ei saa, see on nagu inimese oma otsuse küsimus, kes mida teeb. Aga paljudel juhtudel see sama sõnum, et inimene teab Jumala tahet või teab ka teed välja nendest probleemidest, on siis sel hetkel ta saab sellest nii-öelda kinni hakata või kinni hoida. Nüüd, üks raskus on olnud minul nendes vestlustes on see, et väga paljud nendest praktikatest on äärmiselt kogemuslikud. Näiteks mediteerimine, oma tõelise mina leidmine, aurade või vaimse energia vahetamine. Inimesed tunnevad seda. Ja kui mina lähen oma jutuga ja ütlen, et see ei ole Jumala ees õige, et sa suhtled vaimse maailmaga, vaid sa pead Jumala poole pöörduma, siis see on väga nõrk argument selles mõttes, et inimene tunneb või kogeb, ta on selle sees. Ja mida mina aru saan, et öelda lihtsalt see moment välja. Mul oli üks väga niisugune kehva hingehoidlik jutt oli ja ma ei teagi, mis sealt sai, ma ei ole päris, võib-olla oli ka vaimse häirega tegemist oli, käisin Tallinnas, aga siin on nüüd ikka aastaid tagasi ja rääkisime ka nendest ebausu asjadest ja juba enne mulle pastor ütles, et üks naisterahvas tahab sinuga rääkida. Ja see oli umbes minuealine naine, sinna võib-olla nüüd võib-olla paarkümmend aastat tagasi. Mina olen enda arvates hästi sile ja kõbus ja nooruslik kogu aeg ja puha. Aga me olime üheealised, ta ütles oma sünniaja, aga ta nägi välja nagu 20-30 aastat vanem. Niisugune kipras või selline, vaevatud inimene. Nägi halb välja. Ja siis ta rääkis oma loo ja ütles, et
see oli siis 90-ndatel, oli niisugune praktika nagu autogeenne treening. Ta on selline hinduistliku põhjaga, aga teda üsna palju kasutatakse ka sellises tavameditsiinis, oma keha kontrollimist, hingamise kontrollimist, ja ma olen ise neid seansse teinud, tõsi, ma ei olnud seal väga edukas, aga ma umbes tean, mis see praktika on. Ja sellel seansil või sellel koolitusel, kuhu ta läks, lubati siis sügavamat enesemõistmist, tundlikkust teiste inimeste suhtest ja ka suhetest ja elust nagu paremat arusaamist ja sügavamat tegelikkuse mõistmist. Ja tema ütles, et see on täpselt see, mis minul tarvis on, ühesõnaga saada iseendast ja teistest aru, läks sinna kursusele. Ja nad alustasid siis sellise relaksatsioonitehnikaga, mis on suunatud sellele, tunned, kuidas soojus iseendas levib, kuidas jäsemed ja kogu keha muutub soojaks ja pehmeks, ja see on niisugune, ütleme, füsioloogiline pool asjast. Ja nüüd mõne aja pärast nad liikusid sammu edasi ja nad hakkasid alguses siis tunnetama oma aurat või seda vaimset aurat, ja siis nad hakkasid omavahel vahetama vaimset aurat, energiat. Seda on väga raske sõnadesse seletada või panna, aga need inimesed, kes on seanssidele osalenud, nad suudavad seda öelda väga täpselt, mida see tähendab. Sa tunned, kuidas sinust läheb vägi ja teise oma tuleb selle sinusse. Ja nüüd see tulemus oli selles, et ta sai endale, nagu ta ise nimetas, vaevaja. Ei olnud nii, et seansil vahetad kellegagi, vaid ütles, et keegi on kogu aeg ruumis ja see ängistab ja vaevab mind. Psühholoogid ütlevad, et tekkis ärevushäire. Ja ta ei saanud sellest vaevajast lahti. Ta läks haiglasse, talle pandi väga tõsine diagnoos, määrati väga tõsine ravi ja ütles, et nende medikamentide all see enam ei tunneta oma keha, sa ei valitse oma kehaga vaeva ja otse kui irvitas ainult selle üle, tema ei läinud kusagile ära. Ja siis ta läks, ühesõnaga, sai haiglast minema, seal õpetati talle, et tuleb siis arste kiita ja rääkida oma heast tervislikust seisundist, et sa saad nagu minema, ta õppis need sõnad ära, ta sai välja ja läks siis tagasi selle koolitaja või treeneri juurde ja ütles, et ma ei saa elada, eks ole, et keegi ajab mind taga, keegi ängistab kogu aeg. Ja treener ütles, et sinu aura on liiga atraktiivne ja käskis tal kaitseid ehitada, mida iganes see siis tähendab, ja sel ajal, kui mina temaga rääkisin, oli ta ametis parasjagu kaitsete ehitamisega, ja kui ma rääkisin ka sellest, et sa peaksid Jumala eest meelt parandama, et kui sa tahad vabaks saada, siis Jumal võib su nendest asjadest vabaks teha, aga sa pead meelt parandama ja lahti ütlema sellest, millest Piibel kirjutab. Ja selleks ta ei olnud valmis. Ta ütles, et see on väga huvitav ikkagi, et mina tahtsin kõige paremat, ma tahtsin ennast mõista ja mul ikka midagi, ma olen nagu paremini aru saanud, nii et ta ei tulnud sellest välja. Ta ei tulnud sellest välja ja sinna see vestlus jäi, ma ei tea, mis sellest inimesest on saanud. Et mina olen teda üks kord näinud. Aga see on üks näide nendest, kuidas see vaimne seotus tekib. Või võib tekkida. Nii, vastaks ühele küsimusele veel, sest vana koolimehena ma tean, et tuleb aega vaadata või kella. Kui ei ole, siis õnnistus teile ja kuidas öelda, häid otsuseid ka nendes asjades, õigeid otsuseid. Aitäh!